ei ole kerge kellelgi. Tervist. Tegin eriti tublidele õpilastele tasemel C2, C7 eesti keele harjutuse. Eva Lepiko kirjutatud inglise keele soorituse põhjal. Eva Lepik postitas teose The Myth in Illusion, The Teachings in the Matrix. Miks sellise C7 ettevõtmine oli minu jaoks nii oluline? Suve lõppedes, kooliaasta alates, sai salvestatud eesti keele õppimiseks Eva Lepiku Supreme Empire juhi tekst 72 tundi tõelise minana ehk siis koolitus sellest, mismoodi 72 tundi elada niiviisi, nagu sisetunne ütleb, nagu sa tahaksidki elada, nagu sa sooviksid, et alati olekski. Esimese asjana kohe kiunatasime ju, et kulukas. Teiseks, mis jäigi mulle siia piirkonda kriipima, see koolitus oli Pädaste mõisa viimne. Ja nii nagu teised, nii minagi loomulikult vaatasime hindu 11 111 eurot eksklusiivnädalavahetus. Ma ei soovi niisugust kiunu iseenese sisse. Ma ei soovi, nähes kaasteeliste püüdlusi elatist teenida, oma teeneid pakkuda. Ma ei soovi leida iseenese seest piiks-viiksu. See oli mulje. Ei taha, ei ole vaja. Kuna universum ei sõna ju ei tea, siis vaatame, mis meil on ja teemaga lepituseks, õppimiseks, nii kõrge lennukaare nuusutamiseks kui eesti keele õppimiseks tasemelt C7 või C11. Meie tegime abiturientidega seesuguse asja. Kõigepealt tõlgi koodilugeja tekst eesti keelde. Vaja. Teiseks kirjuta lühikokkuvõte, millest koodilugeja kõneleb. Selle asja nimi on funktsionaalne lugemine, ju sa tead. Tegime ära. Ja mis me saime siis tulemuseks? Igaüks, kes ise tõlkis, sai teksti, mis asetada Linguanex tõlke kõrvale. Linguanex tõlke, robottõlke tegime abiturientidega niisuguseks. Olgu see sulle hoiatuseks. Ja viimasena ootab sind nii nagu ootas ka meie kolledži abituuriumi mõnus kirjutav meditatsioon või kuidas iganes sa seda nimetad. Ootab võimalus kirjutada, kas sina usud ja usaldad sellist teooriat, kas sina viid oma palga mõnele coachile, gurule, koodinägijale, et miljardäriks saada. Noh, et tuult külvat tormi lõikad.
eks meil kõigil oleks ju õigupoolest ka võimalus sel alal töölegi minna. Nii mõnigi ajakirjanik, kultuurijuht on läinud NLP ja teiste suundade psüühilise tuunimise teejuhtideks. See on tore. Keegi peab tööd ka tegema ja seda me nüüd teeme. Lingvanex kuni faili pikkuseni, teksti pikkuseni 3000 tähemärki teeb sulle tõlke tasuta. Kui sa soovid Lingvanexis tõlkida pikemaid faile, siis sa ostad. Mina ostsin piiramata tähtajaks 150 faili. Seda olen aru saanud, et üle 50 A4 ta ei tee. Aga üks fail saab päriselt olla sul 50 lehekülge A4. Ma tegin ühe raamatu robottõlked, mida siis on nüüd professionaalid saanud mehiselt toimetada. Ja me oleme saanud teada, et Lingvanex tõlge päris pädevalt tõlgib eesti keelest inglisse ja eesti keelest vene keelde. Ta on üsna koba eesti keelde tõlkimisega. Mina ei tea, kas Tilde või keegi on vahepeal täiustanud, uuendanud, parendanud oma tõlkemasinaid. Igatahes see siin on oi me voi. Pealkiri: müüt illusioonis, õpetused maatriksis saabus eesti keelde juba terve hulga ülearuste punktide ja taandridadega. Ei ole sugugi neid vaja. Ehk siis eestikeelne pealkiri: müüt illusioonis väikese tähega. Siin veel võib olla punkt ja seejärel õpetused maatriksis, kaheosaline pealkiri. Maatriks väikese tähega. Suure tähega on ta siis, kui jutuks on film. Siis on meil jutumärgid ka. Niisiis maatriks nähtusena siiski väikese tähega. Ja nüüd pealkirja teise poole lõppedes pealkirja lõpus punkti ei ole. Keskendu suure tähega oma persooni brändile, mis võrdub 3D, ehk siis sinu tegevus võrdub sellega, et 3D, seal vahel ei ole tühikut, renderdab, on tulnud hirmsasti moodi. Seda päris mitmed inimesed oma eestikeelsetes tekstides kasutavad, eriti kui jutuks on miski negigi psühholoogiline, psühhiaatriline tegevus, käib hull renderdamine. Et mitte öelda vänderdamine. Teate, mis on ilus eestikeelne sõna? Kirjutab sinu inimese avatari või inimavatari üks sõna: loo. Niisiis persooni bränd kirjutab sinu inimavatari loo. Eks meie kõigi kukla taga on see tõeline mina ja eks keegi peab ju ta lõpuks ometi vabaks laskma ja laskma tal tiivad tõsta. Sa teenid väärtust läbi oma identiteedi esitamise maatriksis väike täht. Veel täpsemaks minnes maatriksis tiksudes sa saad palka
oma identiteedi esitlemise abiga. Mida ainulaadsem oled, nagu sa näed, Eva Lepik tõenäoliselt sinatab. Inglise keeles sinul ja teiel vahet ju ei ole, mis tähendab siis seda, et me otsustame aegsasti ära, kas jääb sina või teie, jääb sina. Siis on isiklikum, siis puudutab enam, siis on kõnetavam. Niisiis hakkame järjekindlalt sinaks muutma teiesid. Mida ainulaadsem oled, seda suurem on potentsiaalne sissetulek. Eks me kõik oleme ainulaadsed. Siis me tõmbame maha sõnad end oma. Ja kirjutame eestikeelse lause. See tundub egole. Ei mingit jauksi. See tundub egole võimsana koma maha. Jah, kuid pead jätkama laval esinemist, et saada peegeldus. Ja siis on selgitatud raha või tulemus. Järgneva roboti tehtud sodi tõmbame lihtsalt maha, alab pealkiri või siis pisikene lause, millega jätkame. Tõde teadvuses, vahepunkti ei ole, küll aga on teadvus väikese tähega, tõde teadvuses. Looja järgmises lauses on väikese tähega sel lihtsal põhjusel, et me ei räägi Jumalast, vaid sinust. Teadliku looja nüüd ei ole osanud robot üldse sõnaga edit midagi peale hakata, me oskame, me ütleme toimetad. Teadliku loojana toimetad oma isiklikku välja, me teeme seda kogu aeg. Tuunime, oi enda haletsus, keerame volüümi ülespoole. Oi vihastame, kõrgemale ära tagasi. Kadedaks läheme eestlase moodi, up. No nii, ehk siis toimetad oma isiklikku välja ja me muudame järgmise lause järgmiselt. Muuda oma signaal puhtaks või siis puhasta oma signaal vastavalt millele sa tõmbad kõike enda juurde. Teisi inimesi, raha, loomi, suhtumisi, sündmusi. Puhasta oma signaal. Ja sa ei anna oma isikliku kaubamärgi eest muhvigi. Ei anna lille, don't give a shit läbi lillede, eks. Me tegelikult peame silmas, et ei anna muhvigi või ei tee muhvigi. See tähendab seda, et sa ei pea punnitama selleks, et oma kaubamärk teenima panna. Sest see ei ole bränd. Sinu lugu ega sinu esinemine, pikem sõna on õige. Esinemine, mis loob tulemuse füüsilises reaalsuses. Võid, ainsus. Nüüd mitte nihkuda, sa võid nihkuda ühel tasandil edasi-tagasi. Shift, tõusmine siiski. Võid tõusta täiesti erinevasse reaalsusse, kui see sind kutsub. Saad üleöö muuta seda, kes oled. Ma olen miljonär. Taandrida ei ole, saad muuta seda, kes oled ja see
renderdatakse. Võime kasutada sõna, see kinnistatakse 48 tunniga või kantakse 48 tunniga. Sinu 3D vaheltühikut ei ole reaalsuses tulemusena. Näed seda kui materiaalsust ehk siis sinu materiaalses maailmas 2 ööpäevaga hakkab juhtuma, paluks küll, ja esmaspäevaks, aitäh. See on jõud, see ei ole sinu bränding, sinu strateegia, sinu ja nüüd siis pigem mitte lehtrid, vaid väljundid. Mitte sinu väljundid või isegi sinu järgijad, mis toovad sulle rikkust, raha, selle veel kord kirjutatud teie, tõmbame lihtsalt maha. Raha järgmise taseme reaalsust ja kogemusi, mida oled nii kaua mõelnud. See pole midagi seal väljas, out there. Saad teha kõike, mis sulle meeldib. Kui mõistad, kuidas reaalsus toimib ja siis muudetakse sinu valik oluliseks. Et oleksid nende suurepäraste muutjatega suhted korras. See on saladus, mille taga on minu klientide, kellel siis on 90 000 pluss sissetulekute ja see drop ei ole vähenemine, kallis lingvaneks laekumine, potsatamine, pudenemine, kukkumine, aga kuna tegemist on kontole summa sattumisega, siis kasutame sõna laekumine, sissetulekute laekumine, samas kui neil pole isegi äri. 90 000, pubu, aitäh. Samal ajal nad lihtsalt, teise kui tõmbame maha, samal ajal nad lihtsalt naudivad oma, ei ole vaja your, my, his, see on inglise keele omane, me seda omatamist ja minutamist väga ei harrasta. Nad lihtsalt naudivad elu. See on saladus. Ja nüüd tõlkis lingvaneks täpselt tagurpidi. Ta tegi seda 2 korda järjest. Ehk siis ta tõlkis saladus, mille taga on klientide bababa. Tegelikult on see saladus nende klientide taga. Kes on kelle taga? See saladus on minu klientide 90 000 pluss sissetulekute laekumise taga. Nii, ka järgmine on tagurpidi tõlgitud. Kes on kelle taga? Kas klient on saladuse taga või on saladus kliendi taga? Siiski on saladus kliendi taga. Niisiis järgmine lause. See on saladus, mis on minu klientide taga, kes saavad peaosasid isegi rolli kandideerimata. Lisame selle sõna, muidu me ei saa aru, mis peaosa tema saab. Jutuks siis on über honoraridega rollid näitlejatel. Niisiis isegi kandideerijaga saavad peaosa. Järgmine sõnake ei ole kui, vaid on kuigi. Niisiis isegi rolli kandideerimata, kuigi see tundus inimmõistusele võimatu, eks.
Ja taas tagurpidi. See on saladus, mis peitub 100 000 pluss päevases laekumises minu ettevõttes ilma igasuguse turunduse, postitamise ja siis mitte toimimise, vaid tegutsemiseta. Niisiis, see on saladus, miks ilma rabelemiseta laekub 100 000 päevas tema ettevõttes. Maandub ühel, võib maanduda teisel ka, on siis selle teksti julgustav loogika. See on saladus, mis on minu klientide taga, kes saavad, neile ei ole vaja, klientide taga, kes saavad tasuta unistuste puhkused. Ja inimesed ütlevad, neile tõmbame maha, inimesed ütlevad, et tahavad inimesed ütlevad, et tahavad juhendamise eest maksta topelthinda. Põlluga järgmises lauses ei ole mitte midagi pistmist. Seda me teame küll, kuidas väga tänulik olles tahakski maksta, tuua kuud ja tähed, hetk sa viibi, eks. Nii siis, kui raha on ja inimesel on tunne topelt tänulik olla, miks mitte. Järgmisel lausel ei ole põlluga mitte midagi pistmist välja tõttu. Ühe sõnaga, ühe lausega me tõstame kokku 2 lauset, 3 lauset, mis on 3 eri real. Me teeme ühe ilusa eestikeelse lause näidiseks robotile, kes tegi meile midagi põlluvaldkonna ja märguannetega. Niisiis, eesti keeles näeb see 3-realine lause ühel real välja nii. See juhtub sinu välja tõttu, mitte sinu väljaga, sinu märguandest, et see on puhas. Niisiis, sa pead edastama märguande, et sul on kõrge sagedus, su väli on puhas ja see ei juhtu mitte väljaga, vaid enne sa puhastad välja ja siis hakkavad imed sündima. Viimase lause tõlkis robot täiesti õigesti. Esimene ime on sündinud. Siin toimub teadlike miljonäride, multimiljonäride ja miljardäride loomine. Siin toimub sinu teksti loomine. Kas sa usud seesugusesse koodi lugemisse, seesugusesse väljasageduse tõstmisse, mille tulemusel hakkab täitsa ise tulema sulle rolle filmides, tahetakse maksta sulle topelt, soovitakse kanda sinu kontole 100 000 eurot või dollarit päevas. See oleks huvitav kogemus, kallis jõuluvana. Hou, hou, hou.